Täna jätkame psalmide raamatuga ja tänane psalm on psalm 20. Ja see on psalm, mida kasutati enne lahinguid. See on abipalve enne lahingusse minekut, kus kogudus palub kuningale õnnistust, kui ta läheb lahingusse. Ja see on kuningas Taaveti laul ja ma loen selle psalmi ette laulu juhatajale. Taaveti laul. Issand, vastaku sulle kitsikuse ajal. Jaakobi Jumala nimi varjaku sind. Ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist. Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks, Seela. Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu. Me tahame õisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand, täitku kõik su palved. Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe. Ta vastab temal oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid. Meie aga Issand oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad. Meie aga tõuseme ja seisame püsti. Issand, aita, kuningas vastaku meile, kui me hüüame. Või seda viimast salmi võib tõlkida ka, et Issand, aita kuningat või päästa kuningas. Ta vastaku meile. Issand, vastaku meile, kui me hüüame. Nii et see psalm on siis psalm, kui mindi lahingusse ja on palve Taaveti soost kuninga eest, et Jumal päästaks, Jumal aitaks lahingus. Ja see on ka meile usklikena väga oluline psalm. See psalm algab ju palvega, et Issand, vastaku sulle kitsikuse ajal. Ja me võime selle psalmi võtta, kui me oleme oma katsumustes, kitsikustes, raskustes ja kasutada seda palvet. Vanas testamendis nemad pidid sõdima pagana rahvaste vastu, kes ründasid Taaveti kuningriiki, Iisraeli kuningriiki, aga meie Uues testamendis meie peame ka võitlema usuvõitlust. Et Paulus kirjutas Timoteusele, et võitle head usuvõitlust. Hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud. Nii et meil on ka usuvõitlus, mida me peame võitlema, et säilitada oma usk Kristusesse kuni lõpuni. Ja nüüd, kuidas me võime võtta selle psalmi, psalm 20, ja kuidas see saab mind varustada minu usuvõitluseks kristlasena. Ja pane tähele, kuidas psalmist siin palvetab, kuidas Taavet palvetab. See on psalmis 7. Nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe. Ta vastab temal oma pühast taevast, oma parema käe vägeva abiga. Nii et Taavet usub, et Jumal on tema valinud ja võidnud kuningaks. Ja see on meile väga oluline mõista, sest Jumalal oli imeline plaan Taaveti sooga. Ja sellest me võime lugeda läbi terve psalmide raamatu, kus Jumal on andnud imelised tõotused Taavetile, mis on ka meie jaoks. Ja ma loeksin psalmis 2, et me näeksime, kes on see võitud mees, psalmis 20, keda Jumal aitab, Jumal päästab. Ja psalmis 2 on samamoodi lahing ja vaenlased, kes tulevad võitud mehe vastu. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Issanda ja tema võitud mehe vastu. Et Issanda ja tema võitud mehe vastu on tulnud vaenlased. Ja kes on see võitud mees? Psalmis 2, kui me loeme edasi, psalmis 6. Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Ma annan teada Issanda otsuse, tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks
ning ilmamaa otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad. Ja neid salme kasutasid Uue Testamendi kirjutajad, et näidata, et Jeesus on see võitud kuningas Taaveti soost, seepärast on Jeesus Kristus ehk võitu ehk Messias. Ja Taavet, kui ta siin psalmis 20 on see palve, et Jaakobi Jumal, varjaku sind või hoidku sind kindlalt oma varjupaigas, siis Taavet võis nõnda Jumalat usaldada, et ta kaitseb ja varjab teda sellepärast, et Jumal oli andnud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile tõotused, et ta saadab oma poja nende soost. Ja samuti Taavetil ta andis need tõotused, et Jeesus tuleb tema soost. Nii et kui psalmis 20 on see palve, et issand, aidaku sind su kitsikuses, Jaakobi Jumala nimi varjaku sind, siis see on meie jaoks samuti, sest Jumal läkitas Taaveti soost Jeesuse, kuningate kuninga. Ja psalmis 2 on samuti öeldud viimases psalmis siin, andke suud pojale, et ta ei vihastaks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Nii et Jumal osutas Taavetile nii palju heldust ja armu, sest ta valis Taaveti, et Jeesus võiks Taaveti soos sündida. Ja seepärast võime võtta psalmide raamatu, need psalmid ja otsida varjupaika Jeesuse juures, meie katsumustes, meie usuvõitluses. Sest me kogu kristlik elu on üks usuvõitlus. Kui sa loed 1. ja 2. Timotese kirja, siis me näeme, kuidas apostel Paulus usuvõitlus kuni lõpuni. Ja ta kirjutas Timotesele, kannata kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur. Ja Jeesus õpetas, et võidelge, et minna sisse kitsast väravast. Et meil on usuvõitlus ja me vajame Jumala armu ja tema sõjavarustust, mis on meil piiblis kirjas ja täna me näeme seda siin psalmide raamatus. Ja psalmis 20 vaatame siis, kuidas meie võime otsida varjupaika kitsikuse ajal Jaakobi Jumalas, kes on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, kes on andnud imelised tõotused. Me kuulsime, kuidas Sakarias seda imeliselt esile tõi Luuka evangeeliumis, et kuidas on läinud täide kõik need tõotused, mida Jumal andis Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, et ta saadab Jeesus, ta saadab päästja. Ja psalmis 20, kuidas päästja meile osaks saanud. Psalmis 20 ja psalm 3 on kirjas, et ta läkitagu sulle abi pühast paigast ja toetagu sind Siionist. See püha paik on tempel, kõigepealt kuningas Taavet. Kui ta tuli Jeruusalemma elama, siis ta vallutas Sioni mäe, see sai Taaveti linnaks ja siis oli talle südame igatsuseks tuua tunnistuse laegas, kus oli sümboolselt Jumala ligiolu, tuua see Jeruusalemma ja viia see Sioni mäele. Ja nõnda oli Jumala ligiolu seal nähtavalt, kui sinna pandi üles seesama koosoleku telk, mis oli kõrberännakul olnud ja hiljem Taaveti poeg Saalomon lasi ehitada templi ja Jumala ligiolu, Jumala eluase oli nähtavalt Jeruusalemma linnas Sioni mäel, pühas paigas templis. Ja me näeme selle läbi terve psalmide raamatu, kus on nii palju räägitud Sionist. Ja see on meie jaoks väga kallis, kui me loeme psalme. Näiteks psalm 48 on psalm Jeruusalemmast. On lahing, on vaja varjupaika ja kaitset. Psalmis 48 ma loen esimesed psalmid. Suur on issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas, tema pühal mäel. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm. Sioni mägi kauges põhjas, see suure
kuninga linn. Nüüd me oleme siis näinud Taaveti soost kuningat, siis me näeme Jeruusalemma, Sioni mäge, püha paika, templit, Jumala eluaset. Ja see on kõik meie jaoks. Ja nüüd, kuidas tuua kokku kõik see, et on kuningas, on lahing, on vaenlased, on Jeruusalemma linn, Sion, püha paik, tempel. Selleks läheme edasi psalmi 118, kus on samamoodi toimumas lahing, on kuningas Taaveti soost ja me loeme, siin on lahing psalmis 118 ja psalmis 10. Kõik paganad piirasid mind. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Nad piirasid mind nagu mesilased. Nad kustusid nagu tuli kibuvitstes. Issanda nimel tõrjusin ma nad tõesti tagasi. Mind toogati kõvasti, et ma langeksin, kuid issand aitas mind. Issand on mu tugevus ja mu kiituslaul ja tema oli mulle päästjaks. Nii kui Taaveti laul, psalm 20 lõpeb selle palvega, et issand aita kuningat, issand päästa kuningas. Ja siin on kuningas lahingus ja Jumal hoiab teda, päästab ta vaenlaste käest. Siis kuidas see meie jaoks on oluline nüüd Uues Testamendis. Ja see on sellepärast oluline, et kogu psalmide raamat räägib Jeesusest Kristusest, meie päästjast. Ja täna me võime vaadata, kuidas me võime tulla ja otsida varjupaika Jeesuse juures, kes tuli sellesse suure kuningalinna, nagu psalm 48 ütleb, ja Jeesus ise nimetab Jeruusalemma suure kuningalinnaks Matteuse evangeeliumis. Ja psalm 118 ütleb edasi, psalmis 19, kuningas tuleb Jeruusalemma, avage mulle õiguse väravad, ma lähen neist sisse ja tänan issandat. See on issanda värav, õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. See on päev, mille issand on teinud, ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Oh issand, aita nüüd, oh issand, lase hästi korda minna. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel, meie õnnistame teid issanda kojast. Ja see psalm täitus siis, kui Jeesus tuli eesli seljas Jeruusalemma linna, sellepärast, et see, mis on kirjas psalmis 118, psalm 25, kus on siin palve, oh issand, aita nüüd, täpselt nii nagu psalm 20 lõpeb, issand, aita kuningat, issand, aita, issand, päästa, siis kreeka keeles kõlab see hosanna, et nad hüüdsid Jeesusele hosanna, Taaveti pojale, kes tuli Jeruusalemma linna. Ja see oli kõik ette kuulutatud, et Jeesus tuleb niimoodi, prohvet Sakarias kuulutas ette, ole väga rõõmus Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar, vaata, sulle tuleb sinu kuningas õiglane ja aitaja või päästja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Ja niimoodi tuli Jeesus Jeruusalemma linna, kus oli Sioni mäel tempel, aga Jeesus ise oli kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid ja on saanud nurgakiviks. Ja Uue Testamendi kirjutajad kinnitavad, et Jeesus on see kivi, ta põlati ära Jeruusalemma linnas selleks, et tema võiks olla see tõeline tempel, see tõeline kohtumispaik meile Jumalaga, Jeesus. Ja tema on see tõeline nurgakivi koguduse jaoks. Ja see oli Jumala plaan, et Jeesus nõnda Jeruusalemma linna läheks ja saaks ära põlatud. Ja Jeesus ise ütles Johannes evangeeliumis 2. peatükis, salmid 19-21, et lammutage see tempel, mis oli seal Sioni mäel, ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Ja siis ütlesid juudid, seda templeid on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti.
aga tema mõtles templi all oma ihu. Nii et Jeesus oli see nurgakivi, see kivi, kes ära põlati ja tema risti löömine oli otse kui templi lammutamine. Kui Jeesus risti peal suri, siis templi vahevaip kärises ülalt alla 2, et avada meile uus elav tee, et me saaksime tulla, otsida varjupaika Jaakobi Jumalas, Taaveti poja Jeesuse Kristuse juures. Ja seepärast oli Jeruusalemma linnas tempel ühes ohvrialtariga. Kõik need ohvriannid, mis sinna altaril toodi, need viitasid sellele, et tuleb Jeesus, tõeline ohvritall. Psalm 118:27 ütleb, siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni. Psalmi 118 on kuningas, on lahing, on Jeruusalemma linn ja on Jeesus, tõeline tempel, tõeline kohtumispaik meile Jumalaga. Meie psalmide raamat tõepoolest rikastab meie arusaamist Kristusest ja avab meile rikkalikult tee, kuidas meie võime võidelda head usuvõitlust, võita oma lahingud. Kõik meie eluolukorrad meie ümber on nagu Vana Testamendi lahingud, kõik kiusatused, kõik võitlused patuga on lahingud ja me vajame Jeesust, kes tuli Jeruusalemma linna kuningana. Ja Taavet palvetab siis nõnda ja see palve Taaveti kuninga eest psalmis 20 siis kõlab nõnda, et kuningas palvetatakse psalmis 4. Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrite arvaku rasvaseks. Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu. Ja Taavet võis tulla ohvriandidega Jumala ette. Sellepärast, et see on see linn, kus oli Sioni mägi, kus oli tempel, kus oli ohvrialtar ja see oli see linn, kuhu Jeesus pidi tulema tõelise päästjana, lunastajana, meie ees surema. Ma loeksin veel, et me näeksime seda psalmide raamatut, ma loeks veel ühe teise väga olulise psalmi, psalm 110, kus on samuti kuningas, Messias. Psalm 110, see on Taaveti laul, kus Taavet ütleb, Issand ütles minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalga aluseks järiks. Sinu võimsuse valitsuskepi läkitab issand Sionist. Valitse keset oma vaenlasi. Su rahvas on meeleldi valmis su sõtta mineku päeval. Pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi, nagu kaste koidu üsast. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi. Nii et kui psalmis 20 kuningas läheb ohvriandidega Jumala ette, et paluda abi ja paluda päästet, siis me peame nägema, et Jeesus on see tõeline kuningate kuningas, kes tuli Jeruusalemma linna ja ta ei ole ainult kuningas, vaid ta on ka preester, kes andis ennast meie eest ristil surema seal suure kuninga linnas. Ta on kandnud kõik sinu patusüü, kui sa otsid varjupaika Jeesuse juures. Nii et mõtle Jeruusalemma peale, Sioni mäe peale, templi ja altari peale, kui sa loed psalmide raamatut, et paremini mõista seda, mida Jeesus on teinud sinu eest. Et sa pead veetma palju aega Jeruusalemmas, oma palvetes, selles suure kuninga linnas, mõtlema Jeesuse peale, kuidas tema tuli sinna linna. Et sa võiksid olla koos Jeesusega, otsida varjupaika tema juures, kui sina oled oma hädade, kitsikuste, kannatuste keskel, siis sina võid tulla ja otsida varjupaika Jaakobi Jumala nimes. Nii nagu Jeruusalemm oli ümbritsetud tugevatest müüridest, nii võib olla see Jaakobi Jumal meile kindlaks varjupaigaks. Kõigi hirmude, kõigi kahtluste, kõigi kiusatuste eest. Nii et varju nendesse piiblisalmidesse Jeesusest. Et kui meil on antud psalmide raamat meie palveraamatuks, siis meil on võimalik nõnda otsida varjupaika Jeesuse juures. Ja siis sa valmistud võitlusteks, kiusatusteks, katsumusteks, mis meie elus on.
Ja psalmis 20 on kiitus ja tänu ja usaldus Jumala vastu, et ta on selline päästja Jumal. Psalm 20 ja psalm 7 ütleb: nüüd ma tean, et Issand päästab oma võitud mehe, ta vastab temale. Psalm 6. Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand, täitku kõik su palved. Nii et enne lahingut on nende südames kiitus ja usaldus Jumala vastu, et me läheme lahingusse ja Jumal annab võidu. Me saame tõsta võidulipu ja võita lahingu. Ja kuidas meie siis võidame oma lahingud kristlastena? Me kuulsime seda lugu 2. Moosese raamatust, peatüki 17, kui Iisraeli rahvas oli kõrberännakul ja neil tuli võidelda esimene lahing, sest amalekid tulid ja ründasid Iisraeli rahvast. Aga see lugu on meile väga õpetlik. Kui lahing algas, siis Mooses läks üles mäe peale ja ta oli seal ja ta tõstis oma käed ja tal oli käes Jumala kepp. Seesama kepp, millega Jumal oli teinud imetegusid Egiptuses ja lunastanud oma rahva. Ta tõstis selle keppi üles ja nii kaua kui Mooses hoidis oma käsi üleval, võis minna Joosua lahingusse ja nad võitsid lahingu. Nad võisid vaadata oma lahingu keskel, kui nad olid väsimas Moosese peale, kes hoidis oma käsi üleval ja palvetas ja usaldas Jumalat ja hoidis seda keppi käes, mille kaudu Jumal oli teinud suuri imetegusid ja nad võitsid selle lahingu. Ja meie samuti võime võtta kõik need salmid, mida me loeme Jeesuse kohta, Jeruusalemma linnast, kuidas tema tuli sinna linna ja kannatas ja suri meie eest ja tõusis üles võidukalt. Ja me võime niimoodi leida varjupaika, leida kaitset ja hoidmist, nagu psalm 20 algab. Et Jaakobi Jumala nimi varjaku sind, hoidku sind varjupaigana. Et kui sina oled raskes lahingus, mõtle, kuidas Joosua ja need iisraelased võitlesid. See oli ränk kindlasti see lahing võidelda raevuka vaenlase vastu. Samuti me võime sattuda väga rasketesse olukordadesse, kiusatustesse, kannatustesse, siis sellel hetkel pead sa tõstma pilgu Jeesuse peale, kes oli risti löödud Golgata mäel väljaspool Jeruusalemma linna. Tema käed olid välja sirutatud sinu päästmise jaoks ja nüüd on tema taevas ustavalt palvetamas sinu eest. Nii et kui sa oled väsinud võitlemast, raskused tunduvad liiga rasked kanda, siis vaata Jeesuse peale. Mõtle Jeruusalemma linna peale, kuidas Jeesus selles linnas kandis rasket ristipuud läbi Jeruusalemma linna. Sinu ees, milline piin, milline väsimus, milline valu sai temale osaks sinu pärast. Et meil on tõeline varjupaik Jeesuses Kristuses, ükskõik mis kannatuses või kiusatuses või raskuses me oleme. Et Spurgeon on öelnud, et kui me vaid näeksime Jeesuse vaevasid, siis on meil isegi häbi mainida oma kannatusi. Et milline lohutus on mõelda, milline valu ja kannatus sai osaks Jeesusele. Et vaata hoolega, nii nagu nemad vaatasid seal lahingus Moosese peale, et tema käed on üles tõstetud, nõnda pead vaatama sina Kristuse peale, kes oli Golgata mäel ja kes nüüd taevas ustavalt palvetab sinu eest. Sa pead toetuma tema peale. Et kui sa võitled kiusatustega, kui sa oled teinud pattu või langenud pattu ja sul on nii raske püsti uuesti tõusta, siis vaata Jeesuse peale Jeruusalemma linnas, kuidas tema kannatas seal. Hebra 12. peatükk ütleb, võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust pattuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Te ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Nii et Jeesus kannatas nii suurt valu
et sinu patu pärast, et sina võiksid jätkata võitlemist, et sina võiksid tõusta püsti oma lahingute keskel. Ja sa pead hoolega palvetama, sest ilma palveta me ei suuda võita oma lahinguid. Me peame võitlema palves. Me loeme pühakirja, aga siis me peame pühakirja salmid muutma palveks ja võitlema palves, et meil oleks õige südamehoiak, et patt ei saaks vallutada meie südant. Rooma kirja 6. peatükk, salm 14 ütleb, et annab meile tõotus, et patt ei valitse enam teie üle, sest ei ole seaduse, vaid armu all. Aga me peame ikkagi pidama lahingut ja võitlema palves. Kui sa ei palveta, siis kõik see rikkalik arm, mis on valmis pandud, sa ei saa sellest õigesti osa. Et meie usuelu on ka palveelu, nii nagu Mooses hoidis oma käsi üleval, nii me peame palvetama. Nii nagu salm 20 on palve, et Jumal aitaks, Jumal päästaks, Jumal hoiaks. Nii peame meie palvetama, aga me ei suuda ilma Jeesuseta palvetama. Me peame vaatama Jeesuse peale, kes on meie uste vees palvetaja, kes lakkamata palvetab meie eest, et meil oleks jõud palvetada. Nii et Taavet võis Jeruusalemma linnas tulla, palves Jumala ette minna sinna pühasse paika Sioni mäele, kus Jumala püha ligiolu või saada nähtavaks, maa ja taevas kohtusid ja oli tõeline osadus Jumalaga. Ja nüüd meie võime tulla ja otsida varjupaika Jeesuses Kristuses ja mõelda Jeruusalemma linna peale, mis Jeesus tegi seal meie eest selles linnas, selles suure kuninga linnas, et me leiksime varjupaika, kaitset ja hoidmist meie võitluste keskel. Ma ei tea, mis olukorras sina praegu oled. Võib-olla sa oled proovinud võita oma lahinguid, nii nagu on siin psalmis 20 kirjas, uskmatute kohta. Psalm 20, psalm 8 ja 9. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid. Meie aga issand oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad, meie aga tõuseme ja seisame püsti. Et siin me näeme Taaveti vaenlasi, kes toetusid oma vankritele, oma hobustele, oma enda sõjalisele jõule. Ja niimoodi maailma inimesed toetavad ka oma enda kaarikutele, hobustele, oma enda tarkusele, lihalikule jõule. Aga meie usklikena ei tohi niimoodi elada, et maailmas on nii palju erinevaid lahendusi erinevatele probleemidele, igasuguseid eneseabi võimalusi, võtteid, igasugust tarkust, mida räägitakse, jagatakse. Aga meie kristlastena ei tohi toetuda sellistele asjadele, see ei tohi meie lõplik abi olla, meie tõeline lõplik abi peab olema issandas Jeesuses Kristuses. Paulus kirjutas ka korintlastele, kes oli Korintuse linnas, kus oli tol aeg Kreeka filosoofia, nii kõrgelt arenenud kõik inimlik tarkus, millele toetuda, millelt abi otsida, siis Paulus kirjutas korintlastele 1. Korintuse 1, 23, 24, et meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganale narruseks, et neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Nii et kui meiega oleme nõrgad ja armetud ja siin samas 1. Korintuse kirjas Paulus kirjutab, et meie, kes me oleme kutsutud uskuma Kristusesse, et ei ole meie seas palju tarku või palju vägevaid või palju kõrgest soost. Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja halvaks pandud. Need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Nii me oleme sellised nagu need iisraelised seal kõrbes lahingus. Nad vaatavad Moosese peale, kes hoiab keppi käes, hoiab oma käsi üleval ja see on nende võidu lootus. See tundus neile vaenlastele võib-olla väga rumal viis, kuidas lahingud võita. Ja sama on ka meiega, et kui inimesed kuulevad, et me paneme kogu oma lootusi Jeesuse peale, et Jeesus on lahendus mulle igas olukorras, siis võib inimestel tunduda rumal ja narr, et miks ma nõnda usaldan Jeesust. Aga Piibel ütleb, et tema on Jumala vägi, tema on Jumala tarkus.
Ja kui Mooses tõstis selle kepi üles, siis see sama heebreakeelne sõna kepi kohta on see, mis ilmub 4. Moosese raamatus, kui iislased teevad pattu ja maod salvavad neid, siis Jumal annab Moosesele lahenduse. See lahendus on, et tõsta üles ritt või pane sinna külge vaskmadu ja kes iganes seda vaskmadu vaatab, tema pääseb, tema jääb ellu, tema ei sure. Ja Jeesus ütles Nikodeemusele, et nõnda ülendatakse inimese poeg maa pealt, risti peale, ta löödakse risti, et igaüks, kes temas usub, et tal oleks igavene elu. Nii et Jeesus Kristus on meie võidulipp, meie tõeline võitja, tema on see Jumal, meie võidulipp, nagu Mooses Jumalat nimetas pärast selle lahingut. Jeesus on meie tõeline võit. Prohvet Jesaja ka kirjutab, et Jeesus Kristus on võidulipuks kõigile pagana rahvastele. Jesaja 11.10. Sel päeval sünnib, et Iisa juurd, see, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Et risti löödud Kristus on meie vägi, meie tarkus, meie abi, meie jõud. Ja ma usun kindlasti, kui sa mõtled oma elu peale, kui sa oled toetanud enda oma lihalikule jõule ja tahtnud mingit olukorda lahendada, siis tihti me oleme väga ränkad, valusalt pärast, kannatanud selle pärast. Läinud mingisse olukorda ja tahtnud oma rammu ja oma jõuga, oma tarkusega lahendada midagi, mingit olukorda. Ja pärast on valus ja suur kurbus, et miks ma seda tegin, miks ma ei usaldanud kogu südamest Jeesust. Nii et tõsta üles võidulepp usus, vaata Kristuse Jeesuse peale, kiitle üksnes temast. Tee kogu pühakiri endale selliseks viisiks, kuidas Kristust Jeesust veelgi rohkem usaldada. Ja nõnda sa õpid tundma seda Piibli Jumalat, Aabrahami, Iisaki, Jaakobi Jumalat, kelles varjupaika otsida, nii nagu siin salmis 20 me näeme. Et meil on kogu pühakirjas valmis pandud selline rikkalik arm, kogu Jumala sõjavarustus meie lahinguteks, võitlusteks, raskusteks, kiusatusteks. Jumal on end ilmutanud pühakirjas. Jeesus vastas saduseridele, kes ei toetunud Jumalale nõnda, et ta on see Jaakobi Jumal, kelles varjupaika otsides. Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumi 22. peatükis, salmis 29. Te eksite, kuna te ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Need, kes ei toetu pühakirjale, eksivad rängalt. Te ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Aga meie jaoks, kes me Jeesusesse usume, meie jaoks on võrratu Jumala vägi pühakirjas peidus. Et kui sa võitled masendusega, kui sul on teadmatus või kartus tuleviku ees, siis Jumal on meile nii suured tõotused Piiblis, millele toetuda. Näiteks Jesaja 43. peatükk ütleb 1. salmist, aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind Jaakob on loonud ja kes sind Iisrael on kujundanud, ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind, sest mina olen Issand su Jumal, Iisraeli püha su päästja. Nii et varju sellisesse Jumalasse, Jaakobi Jumalasse, kes osutab heldust sulle, et sa ei lähe hukka, ta hoiab sind. Selline võimas vägin peidetud pühakirja meie jaoks. Et võitle head usuvõitlus, nii nagu apostel Paulus kirjutas Timoteusele. Et ära anna halla või mõtle Jeesuse peale, kes sinu eest nii rängalt kannatas risti peal armastuses sinu vastu. Et sa tõuseksid püsti ja võitleksid edasi, sest Jumal tahab sind kasutada teiste inimeste jaoks siin maises elus. Et Jumal ei ole veel lõpetanud sinuga.
Jumalal on plaan sinu jaoks siin maises elus. Ja sa pead vaatama Jeesuse peale, kes nõnda sinu eest risti peal kannatas ja võitles sinu eest kuni lõpuni, et sina võiksid tõusta püsti ja võidelda ja edasi minna ja usaldada Jumalat ja teenida Issandat kogu südamega nendel järelenud päevadel siin maa peal. See on tõeline võit, mis sulle kuulub Kristuses. Ja selleks mõtle, nagu täna psalm meil näitab, nende sündmuste peale, mis Jeesusel osaks sai Jeruusalemma linnas. Ja tule palves ja mõtle nende sündmuste peale ja otsi varjupaika sellises imelises Jumalas, Jaakobi Jumalas, kes on andnud meile tõotused. Ja veel üks lugu, millega ma tahaks lõpetada, on Mattuse evangeeliumi 8. peatükis, kus me näeme ka seda, kuidas tulla ja otsida varjupaika Jeesuse juures. Mattuse evangeeliumi 8. peatükis ja salm 5 tuli Jeesus Kapernauma ja tema juurde tuli väeülem, see oli Rooma sõjaväe ülem ja palus Jeesust. Issand, minu teener lamab kodus, halvatuna maas, hirmsas piinas. Jeesus ütles talle, kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katus alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna, minu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevallal, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele mine ära, siis ta läheb ja teisele tule siia, siis ta tuleb. Ja ma teenijale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid. Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Et siin tuleb siis Rooma väepealik ja otsib abi Jeesuse käest. Ja tema alluvuses olid sõdurid, aga nüüd ta näeb, et ta vajab Jeesust. Ta ei saanud toetuda hobustele, kaarikutele, oma sõjalisele jõule. Ta mõistis, et ainult Jeesus saab aidata. Ja ta tuli ja otsis nõnda varjupaika Jeesuse juures. Ja kas sina oled niimoodi tulnud ja otsinud varjupaika Jeesuse juures, uskunud Jeesusesse? Kas sa mõistad, et need, kes ära põlgavad Jeesuse, kes tõeliselt ei paranda meelt, et kogu oma elu usaldada Kristuse kätte, et Jeesuse sõnade järgi need ootavad ees ulgumine ja hammaste kiristamine. See on see, kuidas Jumal oma vaenlaste üle õiglaselt kohut mõistab kõigi nende üle, kes Jeesusesse, Kristusesse ei usu oma pattude andestuseks. Pärast maist elu ootab neis ees igavene karistus, hukatus, ulgumine, hammaste kiristamine. Aga Jumal pakub rahu ja lepitust kõigile inimestele, kes on oma tegudega tema vaenlased, kes on patu tõttu lahutatud Jumalast. Ja ükskõik, kui sõnakuulmatus või Jumala vastu oled olnud, ükskõik kui palju pattu sa oled teinud, võid sina tulla ja öelda ka, issand päästa, nii nagu psalm 20 lõpeb, issand aita, nii nagu see Rooma väeülem tuli, Jeesus aita. Või nagu need inimesed hüüdsid, Hosanna. Aga kui paljud nendest tõeliselt tundsid ära Jeesuse, kui paljud nendest tõeliselt uskusid Jeesusesse ja ütlesid, Jeesus päästa mind. Ja kas sina tõeliselt oled nõnda uskunud Jeesusesse? Kas sa oled tõepoolest toetunud temale kui sellele põlatud kivile, kes ära põlati Jeruusalemma linnas? Kas tema on saanud selleks kindlaks nurgakiviks, kellele toetuda? Kas tema on sinu pääste, kelle sa usaldad täielikult, et tema tõttu üksnes saan ma taevasse, üksnes tema tõttu, kes minu eest on täiuslikult päästmise mulle valmis pannud, kes ristil kandis mu patusüü, kes 3. päeval tõusis üles suure väega. Et siis ootab siin ka ees see Jaakobi Jumala õnnistus terve igaviku, nagu Jeesus siin tõotab. See on Jeesuse tõotus, mis ta ütles Rooma sõjapealikule ja ütleb ka sulle.
kui sa niimoodi Jeesust lapselikus usus usaldad, et siis sa saad istuma koos Abrahami, Iisakiga ja Jaakobiga taevariigis. Milline imeline lootus on meile valmis pandud. Et piibel õpetab, et Jeesus tuleb tagasi kuningate kuningana Jeruusalemma linna. Ihulikult Jeesus ütles, nii nagu välgub idast läände, nõnda on inimese poe tulemine, ta tuleb Jeruusalemma linna ja piibel ütleb, et Ilmutuse raamatus, et taevast laskub alla uus Jeruusalemm. Ja terve igaviku võime me olla koos Jumala rahvaga uues Jeruusalemmas. Ja Ilmutuse raamat ütleb, et seal ei ole enam templit, vaid Jumal ja tal on selle tempel. Et Jeesus Kristus, Jumal, Abrahami, Iisaki, Jaakobi Jumal võib meile olla igaveseks varjupaigaks nõnda. Amen.